Kiire. Moskva-Teherani telg näitab kõige keerulisemal kriisihetkel märke lõhenemisest. 20. aprillil aastal 2026, kui Iraan püüab reageerida Ameerika Ühendriikide sõjalisele ja majanduslikule survele Hormuzi väinas, kõige konkreetsem samm, mille Venemaa astus, ei olnud liitlase kaitsmine, vaid personali eemaldamine strateegilisest tuumarajatisest. Ja samal ajal laiendada retoorikat, et võib hõivata Teherani poolt energiaturul vabaks jäänud koha. Ehk siis, Iraani jaoks kõige raskemal hetkel jätab Putin Iraani maha ja püüab hoolitseda ainult oma enda huvide eest. Mis juhtus? Tegelikult sai Iraani lõunaosas asuvast Bushehri tuumaelektrijaamast selle pöörde selgeks sümboliks. Venemaa riiklik tuumaettevõte Rosatom oli juba sõja algusest peale töötajaid välja viinud ning 2. aprillil teatas ta, et palub Ameerika Ühendriikidel ja Iisraelil austada pausi, et saaks veel rohkem spetsialiste evakueerida. 2 päeva hiljem teatas Reuters veel 198 töötaja lahkumisest. Ehk siis, kui olukord muutus ohtlikumaks, oli Venemaa nähtavaks sammuks oma inimeste jaoks turvalise lahkumise korraldamine, mitte karm vastus Teherani kaitseks. Kes on selle kõige keskmes? Vladimir Putin, Rosatom ja Iraani juhtkond. Iraani juhtkond näeb nüüd, kuidas ajalooline partner vähendab oma kohalolekut just siis, kui surve kasvab. Kus see kõige rohkem mõjub? Bushehris, aga ka kogu Iraani rannikul, mis sõltub energiavoogudest ja marsruutidest Pärsia lahes. See punkt on otsustav, sest Bushehr ei ole mingi kõrvaline detail. Rashatis ehitati venelaste poolt. Töötab tugeva Venemaa tehnilise osalusega ja seda on alati käsitletud kui Moskva ja Teherani koostöö verstaposti. Venemaa tühjendab selle inimkoosseisu. Poliitiline sõnum on tõsine. Iraanile saadetav sõnum ei ole jagatud julgeolek, vaid kahjude piiramine. Miks? Siiani näitavad avalikud faktid, et Venemaa tegutseb selle nimel, et säilitada oma töötajad, diplomaatiline manööverdamisruum ja kaubanduslik positsioon selle asemel, et asuda Iraani avalikult kaitsma. Teherani jaoks tundub see mahajätmisena. Ja poliitilisel tasandil on see mahajätmine kriitilisel hetkel. Kriitikat tõlgendatakse tavaliselt reetmisena. Samal ajal hakkas Moskva rääkima nii, nagu näeks ta kaoses juba võimalust. 7. aprillil ütles Venemaa peaminister Mihhail Mishustin, et Lähis-Ida häired on avanud Venemaale uusi ärivõimalusi. 15. aprillil Pekingis ütles Sergei Lavrov, et Venemaa on valmis kompenseerima Hiinale energiavarude puudujääki, mille on põhjustanud kriis. See on oluline, sest see näitab, kuidas Venemaa on hakanud end esitlema. Mitte Iraani kaitsjana, vaid alternatiivse tarnijana neile, kes jäid Hormuzi šoki tõttu haavatavaks. Kuidas see juhtub? Energia kaudu. Kui Iraani nafta satub rohkemate takistuste ette, saab Vene nafta poliitiliselt ja kaubanduslikult rohkem ruumi. Ja see muutus ei jäänud ainult sõnade tasandile. Reuters teatas, et Hiina rafineerimisgigant Sinopec ostis Vene nafta saadetisi, et asendada osa Lähis-Ida pakkumisest just Hormuzi väinas valitseva kõrge riski tõttu. Artiklis toodi ka esile, et ettevõte hangib tavaliselt umbes poole oma naftast Lähis-Idast ja jäi eriti haavatavaks väina peaaegu sulgemise tõttu. Kes sellest kaotab? Iraan, kes sõltub energiatoodete ekspordist ja kelle peamine ostja on Hiina. Kes sellest kasu saab? Venemaa, kes paistab silma kui tarnija, kes suudab osa sellest tühimikust täita. Reetmise tunne ei tulene mitte teatraalsest lausest, vaid sellest, et Venemaa on lahkunud Iraani territooriumilt ja samal ajal tungib Venemaa turule, mille Iraan võib kaotada. Samal ajal on Hormuzi väinas kriis taas tõsiselt pingestunud. Reuters teatas, et Iraan on karmistanud kontrolli väina üle, nimetanud taas Ameerika blokaadi piraatluseks ning on olnud teateid tule all olevatest laevadest. Sama kajastuse kohaselt kutsus India Iraani suursaadiku välja, kuna India laevad oli pihta saanud. 20. aprillil olukord halvenes veelgi. Ameerika Ühendriigid konfiskeerisid Iraani kaubalaeva, mis Washingtoni sõnul üritas blokaadi murda, ja Teheran vastas lubades kättemaksu. Nüüd, kui ajutine relvarahu jõuab kõige haavatavamasse faasi,
nagu sõjalise tõkestamise, mereblokaadi, uute rünnakute ähvarduse ja nõrgenenud läbirääkimistega on Iraan väljaspoolt survestatud. Väina läbipääs on tugevalt piiratud ja Ameerika Ühendriikide uue pealetungi oht on olemas. Ja sisemiselt mõistab Iraan, et Venemaa ei käitu nagu liitlane, kes oleks valmis seda vastasseisu koos temaga jagama. Vastupidi, Kreml hoiab küll diplomaatilist retoorikat, kuid tegelikkuses näitab olukord muud. Personali väljaviimine, energia pakkumine Hiinale ja kriisi käsitlemine ärilisest vaatenurgast. Lihtsas keeles öeldes, Teheran kannatab, aga Moskva otsib endale parimat positsiooni laua taga. See ei ole mingi abstraktsioon. See on poliitiline pilt, mis jääb, kui sõjas olev partner vajab toetust, kuid saab selle asemel külma kalkulatsiooni. Hiina mõistab seda riski ja püüab olukorda suunata Hormuzi väina taasavamise ja läbirääkimiste poole. 13. aprillil teatas Peking, et väina blokeerimine on vastuolus rahvusvahelise kogukonna huvidega. 20. aprillil pärast Iraani kaubalaeva kinnipidamist nimetas Hiina välisministeerium Ameerika tegevust sunniviisiliseks kinnipidamiseks ja kutsus osapooli üles vastutustundlikkusele. Samal päeval rõhutas Xi Jinping vestluses Mohammed bin Salmaniga, et Hormuzi väin peab jääma tavapärasele laevaliiklusele avatuks. See paljastab probleemi veel ühe kihi. Isegi riik, mis ostab kõige rohkem Iraani naftat, töötab nüüd selle nimel, et säilitada meretransporti ja ohjeldada pingete kasvu, mitte astuda Teherani poolele vastasseisu. Iraan jääb veelgi isoleeritumaks. Ja miks see kõik nii oluline on? Sest sõda ei ole enam ainult sõjaline, vaid sellest on saanud ka võitlus turu, mõjuvõimu ja majandusliku ellujäämise nimel. Reuters näitas, et Hormuzi väinas on liiklus taas peaaegu seiskunud. Sellel esmaspäeval toimus vaid 3 ületust 12 tunni jooksul. Ja et nafta hind tõusis peaaegu 5%, kuna kardeti relvarahu kokkuvarisemist. Kui maailm näeb seisvaid laevu, plahvatuslikult kasvavaid riskipreemiaid ja ummikusse jooksnud läbirääkimisi, püüab iga tootja enda jaoks ruumi leida. Venemaa on juba selgelt märku andnud, et tahab selle koha enda kätte võtta. Iraan omakorda peab müüma, peab hingama ja peab tõestama, et ta kontrollib endiselt osa mängulauast. Aga mida rohkem blokaad pinguldub, seda nõrgemaks muutub tema positsioon. Lõppkokkuvõttes võib küsimus, kes reetis keda, isegi tugeva pealkirja anda. Aga tegelikult loevad nähtavad sammud. Ja tänased nähtavad liikumised on järgmised. Venelased lahkuvad Bucherist, Moskva ütleb, et võib varustada Hiinat, Hiina rafineerijad suurendavad Vene nafta ostmist, Hormuz on taas uue pinge all. Ja Iraan lubab vastust pärast seda, kui Ühendriigid konfiskeerisid ühe oma kaubalaeva. 7. aprillil välja kuulutatud relvarahu on ohus. Islamabadis peetud kõnelused on kaotanud jõu. Ja Donald Trump on juba märku andnud, et blokaad jätkub isegi ilma vaherahu pikendamise garantiita. Hetkel, kui Teheran kõige rohkem abi vajab, tõmbub Moskva koha pealt tagasi, räägib kui ülemaailmne tarnija ja muudab liitlase nõrkuse võimaluseks. Just sellepärast see lugu plahvatabki nii suure jõuga. See pole ainult venelaste lahkumine Teheranist. See räägib sellest, kuidas Iraan avastab kõige halvemal hetkel, et ta oli rohkem üksi kui paistis.